Et algatada proovime siis nüüd siia ukse ja aknaauku teha kasutades dünaamilist koordinaadistikku. Vaatame, kui dünaamiline koordinaadistik välja lülitatud on, et kumb siis lihtsam on. Et kontrollime jälle, et niarest oleks väljas, niarest hakkab meid segama. Ja ukse jaoks tahame siia ristkülikut joonistada, nii valime külje ja võtame kauguse sellest otsapunktist, ütleme, et see kaugus peaks olema näiteks 900. Nii. Ja antud juhul ta isegi sai aru, millise külje peale ma tahan joonistada. Teen siis sellise klassikalise 900 korda 2100 ukseaugu siia ja 3D tuul siis pressipulliga saab selle siis siit seinast läbi lüpata. Nii, ukseauk on olemas, vaatame, mis saab aknaauguga. Võtame siis kauguse, valime külje, võtame kauguse siit nurgast, natuke tulikus on, aga saab, kadus ära. Uuesti, nii, kaugus nurgast, ütleme, jälle 900. Ja, okei, ja ma tahtsin koordinaate panna. Aga ja küll nii, ja siis laius oleks siis mingi -1200 näiteks ja kõrgus 1300. Aga nüüd ma pean siis nihutama 3D Movie'ga selle 800 kõrgemale, et oleks õige koha peal. Ja jälle pressipulliga lükkame siit selle augu läbi seina. Nüüd õnneks on siis olemas siin, kuna siseseina hästi ei näe ja otsida teda on raske, siis on võimalik isoleerida objekt. Jääb alles ainult see sein, millele ma tahan ust teha. Ja seekord ma panen siis, lülitan selle dünaamilise koordinaadistiku välja ja panen käsitsi koordinaadid siia seina peale 3 klikiga. Nii, ja nüüd ma saan rahulikult joonistada siis sisestades koordinaadid nagu 2D joonestamiseski. No, mu maja oli nii kitsas, et nii suur uksi ära ei mahtudki. Et natuke liigutama tagasi, siis panemegi 300 tagasi. Nii, ja jälle pressipulliga lükkame siit aga ukse läbi. Ja saab lõpetada objektide isoleerimise, ongi aknaaugud ja ukseaugud sellel majal olemas.